Tere ilusat suveõhtut. Minu nimi on Silva Sirge ja mina olen siis FOHO Madara esindusest ja täna ma tahan teile tutvustada FOHO uudistooteid. Kuna sellest on vähe räägitud, ühel üritusel korra sai, siis ma tegin nagu natukene siin, parandasin materjale ja siis käime nendest kenasti üle. Nagu te teate, meie kallis korporatsioon, mille nimi on FOHO ehk tulilind ehk Phoenix, on oma kindla missiooniga ja see missioon on siin praegu kirjas. Yangsheng tervise säilitamise ja pikaealisuse kultuuri levitamine. Ja muuhulgas ka siis on seoses sellega, et meie FOHO korporatsioonis tegutseme, anda inimestele siis kingituseks nii terve kui ka õnnelik elu ja finantsiline rahulolu. See on siis FOHO missioonideks. Ja täna me räägime siis uudistoodetest, mis on nüüd siis maikuust alates välja kuulutatud. Kuna augustis eelmine aasta Euroopa konverentsil Lätis, kui me Juhfeiga kokku saime liidrid, siis Juhfei lubas, et iga aasta tuleb vähemalt 10 uudistoodet. Siin meil on, näete, päris 10 ei ole, aga päris suur hulk on. Ma lugesin kokku, vahepeal oli 8, aga mida me täna tutvustame, aga 11 tuleb veel juurde. Ühte nendest toodetest osad inimesed, kes eelmine aasta käisid suurel korporatsiooni uues tehnoloogiapargi avamisel, tootmiskompleksi avamisel, need on juba seda kogenud. Nii, 5 toodet eelist, mida iga kord meie siis rõhutame, on just see, et see toote on kindlasti Hiina meditsiinikultuuri Yangsheng kultuuriga seotud. Ta on originaalse retseptiga, tal on kõik naturaalsed toorained ja toorained, mida ta ise väga kõva osad kasvatab, osad väga kontrollib ja toob sisse mujalt. On kaasaegsed tipptehnoloogiad, kus me käisime ka tehasest, tookord eelmine aasta vaatasime, kus on siis umbes sellel tasemel nagu ravimitööstusel, siis sellised nõudmised ja kindlasti peab nende toodetel olema ka oma tuntav toime. See on siis see, mida iseloomustab kõiki FOHO tooteid. Ja alustame siis otsast peale. Siin on esimesed on nüüd tervendavad sellised imemistražeed. Kunagi aastaid tagasi, kui ma olin esimesena Euroopas ja see oli veel ennem koroonat, mul tuleb meelde, olin eriesindaja Eestis ja pärast selgus, et ka Euroopas, siis Juhfei meile rääkis, et kunagi tuleb selline toode ja kindlasti see saab üheks populaarsemaks. Need tooted, sest neid on väga tore ja lihtne kotis kanda ja vastavalt siis vajadusele ka kasutada. Näete 2 tražeed. Ühed on siis kurgu jaoks ja teine on siis, nagu öeldakse, vitamiinipomm või vitamiinilaeng. Ja kerge hingamine kurgu jaoks on siis mõeldud just Jaapani kustapuu põhja peal tehtud, et ta nagu leevendab seda turset kurgus ja viib välja seda tuule kuumuse patogeenset tegurit, mida me, kes PEM-iga tegelevad, teavad väga hästi, seda teeb samamoodi PEM-aparaat, võtab valu ära, on antibakteriaalse viiruse vastase toimega. Ja see on siis tehtud kindlalt ka meie teatavasti FOHO-l on teaduslik uurimisinstituut olemas ja just seal nende professorite käe all on siis see valminud, kaasaegseid tehnoloogiat tarvitas ja loomulikult jällegi vana Hiina traditsioonilise meditsiini retsepti alusel. Ja nagu teate, hingamisega on meil probleeme, nüüd on siis natukene meil lihtsam, sest ägeda kroonilise färüngiidi ja kurguvalu, köha ja palaviku ja muude sümptomite puhul me saame väga lihtsalt võtta lihtsalt selle imemistražee omale ja leevendada olekut. Ja teine on siis ka see vitamiinipomm, aga nüüd räägime ka natukene, mis ta toimed on. Siis esimene asi oli siis valu ja põletiku äravõtmine, mis siis on seotud just selle
halva faktori, sel hetkel just kuuma faktori väljaviimiseks, siis rõga eemaldamine, köha peatamine ja ka paistetuse eemaldamine. Ja siin on veel kord välja toodud, et äge ja kroonilise färüngiidi, kurguvalu, köha, suurenenud mandlide, stomatiidi puhul on teda kasutav ja ka te teate, et suitsetajatel on ka oma spetsiifiline köha, vot nende puhul siis nendel ka on soovitav seda kasutada. See on nüüd Fogo teadusliku uurimise instituudi soovitused ja reeglina meil ei ole olnud põhjust kahelda nendes, sest kõik need soovitused ja toimed, mida nad on meile toodete kohta avaldanud, on tavaliselt ikkagi kõik leidnud kinnitust. Ja nüüd see vitamiinilaeng, tema põhi on Roxburghi roos. Kuid me mäletame, meil on kunagi olnud Roxburghi roosi peal ka üks niisugune joogipulber ja sellest oli just kirjutatud, et ta on nagu väga vitamiinilaengurikas. Ta on üks söödav ravimtaim ja temal on siis kasulikke aineid ja mikroelementi hästi palju. Ja nüüd siis natukene ka, ma leidsin pildi see Roxburghi roosist, tegelikult see Roxburghi roos on kipuvitsaline ja teda igal pool ei kasva. Minu meelest see toode, mis meil kunagi oli vist isegi Prantsusmaalt vist toodi, ma ei tea, kuskil Hiinas võib-olla kasvatatakse ka seda. Ja nagu näete, siin on päris palju omadusi, mille puhul on ta kasulik, just see vitamiinipomm, need erinevad mineraalained, et ta on küll vähi ennetamiseks ja skorbuudiks ja suupõletiku ja periperi-raviks ja plii väljaviimiseks, aga samas ka organismi vastupanuvõimeks ja vananemise aeglustamiseks. Üllatav, kui palju mõjusid on tal. Nii et jällegi üks väga populaarne toode saab olema arvatavasti meil. Ja kolmas toode, mis on nagu üllatav, millest me isegi ei kuulnud omal ajal, see oli kohvijook. Ja see on siis selline pulbrikujuline kohvijook ja kus on siis juttu nikotiin, amiid, adeniid, dinukleotiidist. See on see NAT plussist, mis kunagi avastati ja sai Nobeli preemia 1904. aastal ja sellest on nüüd hiljem palju kirjutatud ja siis nüüd üks Harvardi meditsiinikooli professor David mainis ära ka nikotiin, amiid, mononukleotiidi. See on see NAT plussi eelkäija ja avastas seda, miks ta seda töid nagu kirjutas, et see on väga hästi, on toeks vananemise aeglustamisel ja just nimelt imetajatel. Teatavasti meie oleme ka sinna hulka kuuluvad. Ja nüüd see NMN seda on uuritud juba pikemat aega ja seda siis on näidanud, et ta isegi mõjub sellises valdkonnas nagu DNA parandamine ja lisaks veel ainevahetus ja diabeet ja kehakaalu langetamine. Tähendab, üllatavaid funktsioone on sellel NML-i, sellel lühidalt öeldes sellel ainel. Ja kui me nüüd vaatame, siis teda toodetakse ka eri viisidel, on nii keemiline süntees olemas, ekstraheerimine lillkapsast ja on olemas ka looduslik ensümaatiline lagunemine. Loomulikult Fogo vaatab alati kõike seda, mis on naturaalne ja looduslik. Ja see looduslik ensümaatiline lagundamise teel teadud NMN on siis meie Fogo toodetes antud juhul siis kohvis olemas. Nii et sellepärast on meil jällegi hea meel, et see ei ole mingi keemiline süntees. Nüüd siis, mis veel? Ta on kindlasti alus, on tal Hiina meditsiiniravivahendid ja kaasaegne tehnoloogia ja siis tehtud selliselt, et meil oleks igapäevaelus teda lihtne kasutada. Ja siin on siis veel kord rõhutatud, et tootel on noorendav efekt, DNA parandamine ja immuunsüsteemi tugevdamine. Nii, järgmine tootekomplekt on Fogo funktsionaalne voodipesu. Kes on Fogos kauem olnud, teab, et meil on olnud voodipesu ja meil on olnud teda kahte erinevat, ütleme, tüüpi.
Mina olen esimest kaasanud ja mul on esimene ja teine olemas, aga nüüd tuli kolmas veel edasi arenenud, uuenenud voodipesu, mida nimetatakse siis Foho funktsionaalne voodipesu komplekt footonkiirgusega. Ta koosneb 6 osast, see tähendab, tal on 2 padjapüüri, üks selline rullpadi, tekikott ja pealis selline päevatekk siis, mis te siin nüüd kõige rohkem näete. Ja see on siis jällegi Yangsheng 3 põhimõttele toetub, mida Fogo siin korporatsioon kogu aeg rõhutab ja uutele teadussaavutustele lähtub ja on tehtud siis teatud uuendused sellel voodipesul. Esiteks, tekikoti esiküljel olev kangas on veel sidedam ja õrnem, sellise siidjama läikega ja B-poolel tekikotil on siis, kuna on tegemist siis kõrgtehnoloogilise kõrge tiheduse pikakiulise puuvillaga, siis tema on nagu keha vastas selline mõnusam. Miks see on väga oluline, sest meile ju õpetati omal ajal, kui see Fogo voodipesu tuli, see oli seotud loomulikult vereringe parandamisega, sest teatavasti see pikalaine infrapunakiirgus parandab just vereringet une ajal, aga meile soovitati magada seal siiski alasti all ja sellepärast on väga oluline, et see on sellise siidja ja võimalikult pehme ja kehale mugava materjaliga. Voodikatte on siis veel uuem luksuslikum lillemuster, näete, meil olid ennem beežid voodipesud, nüüd on ta rohelist juurde tulnud ja on selline 3-mõõtmeline efekt. Tehnoloogiatest on nüüd kasutatud eesrindlikumad sellised Jacquard-masinaid. Mis asi on Jacquard-masin? No see on see kudumismasin, kus siis tehakse suure ja keeruka reljeefmustriga kudumeid või siis trikookudumeid. See on Jacquard, see on seal prantsuse keelest tulnud. Ja nüüd on neid funktsionaalsed turmaniili osakesed, mis ka eelmistel voodipesudel oli kiu sisse nagu ühendatud, siis nüüd on nad veel, et oleks veel parem toime töödeldud, saab Hütoni tehnoloogia abil, et see antibakteriaalne hooldus oleks veel võimsam, sest teatavasti on sellel voodipesul väga võimas antibakteriaalne mõju. Ja lisaks siis selle kaugspektriga infapunakiirgusele hapnikuioonidele, mida tema ka siis keha soojusega kokkupuutel hakkab siis kiust välja kiirgama ja magneetilistele omadustele on siis ta desodoreeriv, bakteritsiidne, viiruse ja lestavastane toime. Teatavasti omal ajal, kui meile voodipesu esimest korda tuli, siis meile räägiti ka, et selles toas, magamistoas, kus teil voodipesu on niimoodi lahti, tol ajal esimesel voodipesul ei olnud veel voodikatet, oli ilma voodikatteta. Siis öeldi, et selles toas ei kipu tolmu tekkima ja seda meie omad inimesed on veendunud, et seal tuleb vähem koristada, sest ta tõesti on sellist tolmu hülgava toimega ka. Ja nüüd veel kord rõhutame, mis tal on siis 3 põhitoimet, see on infrapunakiirgus, kaugspektriga negatiivselt laetud ioonid, need on need ioonid, mida me tunneme siis, kui me näiteks mere ääres värsket õhku hingame, mere ääres ja kus on männipuud ka, siis seal on kõige rohkem võimsamalt ioonid. Infrapunakiirgus on see, mida meie silm ei näe ja ei tunne, aga no ütleme see, mis tuleb päikeselt, võiks öelda ka, ja magnetid. Nii et kõike see on ühe eesmärgiga tõhusalt organismi mikrotsirkulatsiooni parandada. Ja sellega siis loomulikult vereringe kehas paraneb. Teatavasti meie veri viib kohale toitaineid, hapnikku ja vett igasse, meie kõige väiksemad mikroveresooned, kapilaarid igasse rakku üle terve organismi ja kui meil vereringe öösel paraneb, siis tegelikult meil öösel ei toimu ka mingit taandarengut ja öösel nagu tundub, et me ise nagu liiguksime ja terveneksime samal ajal, nii et see on nagu voodipesu tervenemise jaoks.
ja loomulikult on tal siis see toime ka, et kõik need probleemid, mis on mikrotsirkulatsiooni häiretega seotud, see on südame-veresoonkonna probleemid kindlasti, jalgade, jäsemete verevarustus, eriti jalgade veresoonte probleemid, ta raudselt aitab selles ravis kaasa ja loomulikult tal on väga hea mõju une kvaliteedile. Meil on inimesi omal ajal, kes selle voodipesuga, nagu öeldakse, padjaga käivad igal pool külas, aga mina kaasa arvatud ka, kui ma lähen kuhugile külla, kuna ma sõidan autoga, siis ma võtan tegelikult alati oma voodipesu komplekti kaasa, sest ma olen harjunud selle väärt voodipesu all magama. Ja loomulikult siis on ta Fofo Yangsheng mõistlike põhimõtte kontseptsioonidele, nagu Fofo rõhutab, on ta toetub. See on tema nagu aluspinnas ja siin on siis mõned faktid, kus on siis ära mainitud need tehnoloogiad ja need katsed, mis on tehtud selle voodipesuga. Veel kord, ta on antibakteriaalse töötlemise tehnoloogia footon sterilisaatoris see materjal töödeldud ja tänu sellele ongi tal siis see bakteritsiidne, desodoreeriv, tolmuelastaja viirusevastane toime. Ja näete, siin on siis mitu näidet antibakteriaalse infrapunakiirguse, deodoriseerivate omaduste, viiruse ja lestavastaste toimete kohta oma teatud päris suured protsendid, kus on siis mõõdetud seda, mis siis selle voodipesu puhul on saadud näitajateks. Ja teatavasti, miks me seda soovitame kõigile, kel vähegi võimalus on, vanasti sai seda päris keerulisel moel. Selles mõttes, et tuli päris 7 ärikohta ära teha, alles siis võis juhtuda, et mõnikord kingiti voodipesu peale. Mina tean, et mina ootasin ka seda aega, sest ma tahtsin ka omale kingituseks saada, sest voodipesu ei ole odav. Teatavasti, kuna ta on tervendav toime, siis tänapäeval on mõned meil ka kontoris esinduses saadaval mõned eelmise põlvkonna voodipesud, kes tahab või natuke soodsamalt saada, aga nüüd, kui meil need tooted tulid turule, siin maikuus teatati, siis oli tõesti osadel võimalus ka osta 2 voodipesut ja kolmas peale saada. Ma loodan, et keegi ka seda siin Eestis tegi, et oma une peale saada. Ja nüüd läheme siis järgmiste ilutoodete peale, mis on seotud siis meie nahaprobleemidega, eelkõige silmadega. Ja teatavasti on meil probleemideks väga paljudel nii silmaümbruse kortsud kui tumedad ringid, kotid silmadel, aga samas ka silmade väsimine. Ja selle puhul siis nüüd on Fofo teinud sellise komplekti luksuslikku niisutavate kortsude vastaste hooldustoodetest ja tema on ka siis korditsepsi ekstraktiga. Ühelt poolt on need nad nimetavad küll silmaümbruse plaastrid, kuid sobivad terve näo panna ja teine on siis vastav seerum. Need on 2 ainulaadset toodet. Koos neid kasutades, nagu ikkagi vahel koos kasutades tekib sünergiline toime. Ja plaastrid on keskkonnasõbralikud, ekstraheeritud, on õrnad, ei ärrita, on ohutud ja tõhusad ja see seerum on siis transtermaalse imendumisega. Ta on mikromolekulaarse massiga komponentidest koosneb ja tänu sellele ta imendub kiiresti nahka. Nüüd siis mõned koostisained ka. Teatavasti, ega me kõikidest ei tea kunagi, aga põhikoostis aineteks on siis korditsepsi ekstrakt, Shenzheni ekstrakt, Ganoderma lucidumi ekstrakt, see teatavasti on läkkvaabik, me teame seda linši kapslite nime all, hiina keeles on see linši ja pääsukese pesa ekstrakt. Ja kõigil nendel, kui te nüüd vaatate siin, mida nad siin ütlevad, et mis keegi toob, väga paljudel on siis korditsepsi ekstrakti, muidugi koosneb väga paljudest polüsahariididest ja ta jällegi stimuleerib ainevahetust rakkudes, tõhusalt annab niiskust ja kõigil on antioksüdatiivne toime, on niisutav toime, on vananemisvastane, on pinguldav toime ja ka vereringe kiirendav toime nendel toodetel. Pääsukese pesa ekstrakt on muidugi teatavasti Hiina vana selline ravim
ta ei olegi ravimtoode siis, eks ole. Ja seal on siis nagu selline sialhappe ja albuumide rikas. Ma siin vaatasin ka, et milleks üks või teine asi siin on, aga jah, need on kõik seotud sellise niisutamisega ja naha pingutamisega. Ja mida tema siis teeb, see seerum näiteks, temal on tihendav ja selline tõstev ehk pingutav efekt. Ta vähendab tuurseid silmaümbrusel. Ta on kahetoimeline selles mõttes, et ühelt poolt ta parandab nahka, aga teiselt ka kiirendab ainevahetust ja pidi väga hästi ka unele mõjuma. Ja see, et ta on sügav niisutav, siis ta on ka sügav taastamise ja tervendava toimega ja ta muudab selle silmaümbruse naha elastsemaks ja pehmemaks. Ja nüüd on siis üks näide ka, üks selline mõõt, mida selliste seerumite puhul mõõdetakse, on selline elastaasi inhibeerimise määr. See on päris suur sellel tootel, see on 26,7%, mis annabki siis need tunnistused, mis siin kõrval te näete, annab kinnitust, et silmaseerumil on kortse vähendav ja tõstev toime, et ta ei ole lihtsalt niisama tavaline määrimiseks. Ja teine siis selles ilu luksuslikus komplektis on need nõnda nimetatud silmaümbruse plaastrid, kortsude vastased, kus on samamoodi korditsepsi ekstrakt sees, aga peale selle on sees atsetüülheksapiit, 8 ekstrakt on just mis mõjub ka niimoodi kortsude triikrauhana. Ma tean, et Eestis on ka olnud liikvel sellised tooted, mida nimetatigi triikrauaks nagu niimoodi jutumärkides, mis triikisid nahka. Nüüd on siis viigikaktuse juureekstrakt, jällegi niisutava toimega, väga suurega, põhiliselt on niisutav igal pool sees ja dendroodiumi ekstrakt. Dendroodiumit me peaksime juba tundma, sfääristendroodiumi maskid on meil juba ammu saadaval. Need on just, mida me paneme ka peale oma näomassaaži või siis näomassaaži ultraheliotsikuga või on masseerijaga, on hästi kasulik panna just seda dendroodiumi ka ekstraktiga niisutatud näomaski. Need on siis koostisained ja kuidas teda kasutada. Näete, põhimõtteliselt on sellel plaastril üks väga hea omadus, et muidu tavaliselt ikka öeldakse, on silmaümbruse kreem või silmaümbruse plaaster, siis on mingi lauba peale, siis on mingi muu kreem, igal asjal on ütleme, kohal on tihti oma kas kreem või toimeainega mingi vahend, siis nendel plaastrite üle on selles mõttes väga siiras hea meel, et seda saab nii suu ümber panna, nii otsaesisele, nii silmade alla kui ka kaelale. Ja suu ümber ta loomulikult siis vähendab neid suuümbruse kortse ja ka vaata see nasolabiaalsed voldid, need on need, mis nina ja suu vahele tekivad, sellised tugevad vordid, ka neid ta vähendab. Otsaesisel otsimise kortse, silmade all siis ka neid peeneid kortse, ka tumedaid ringe, aga kaelal siis neid nõnda nimetatud veenuserõngad. Veenuserõngad on need kaelal põiki olevad need kortsud. Neid rõngad ta siis vähendab. Nii et näete, sellel kortsudel on üks väga, väga fantast toime. Kui me siin tellida saime neid tooteid, siis me neid tellisime kohe mitu pakki, siis ma arvan, et need saavad ka üheks populaarsemaks tooteks olema. Ja miks nad nii head on just sellepärast, et nendel on veest lahustava geenitehnoloogia põhjal tehtud. Nii et kui me paneme need plaastrid omale näo peale, siis meie kehatemperatuuri mõjul hakkavad need geelid seal sulama ja levivad ilusti õhukesene kihina sinna, kus see plaaster on pandud ja siis küllastab nahka siis suure niisutava ja toitva komponentidega. Loomulikult need mõjuvad ka meie näo välimusele, meie näo noorenemisele, nagu te võite arvata, sest niiskus on just see, mis vananedes nahast hakkab välja minema. Te teate, kogu aeg igasuguseid toimeaineid pannakse seespidiselt kui välispidiselt, just sellepärast, et keha vanusega ja nahk enam vanusega niiskust ja kollageeni hästi ei hoia. Ja seal muidugi on tehtud kortsude vastase silmaplaastritega samamoodi teatud teaduslikud uuringud, saadud teatud tunnistused
ja seal on elastaasi aktiivsuse pärssimise koefitsient ka väga kõrge, see on 22,8%. jällegi ütleb, et sellel on pinguldav ja kortse vähendav toime silmaplaastritel. Ja nüüd me läheme siis võib-olla ehk kõige oodatuma toote juurde, mida meie kaasa oleme kogenud osad inimesed, see on FOHO kapslid peptiididega liikumine pluss. Kui me eelmine aasta siis käisime tootmiskompleksid avamas, suur pidu oli, üle 1000 inimese oli seal väljaku peal, nii eri riikidest üle maailma, kaasa arvatud Mongoolia, Venemaa, Aserbaidžaan, Saksamaa, kõik Balti riigid olid, Ameerika erinevatest riikidest üle maailma, kes vähegi sai, tuli kohale. Ja see oli kõik preemia reis loomulikult, ainult need said. Ja siis meil oli võimalus seda kapslite liikumine pluss seal koha pealt soodushinnaga omastada. Oli ainult võimalus 1 või 2 komplekti, kuni 2 komplekti vastavalt seal tärnidele, mis kellegil siis FOHO ärisüsteemis on, omandada. Ja mina sain ka 2 komplekti osta ja proovida nad ära. Ja kui me nüüd viimati kokku saime siin ühel üritusel Olümpias, siis oli just juttu nendest, et osad inimesed, kellel olid põlved valusad, proovisid juba neid kapsleid kasutada seal Hiinas, sest käimist oli meil Hiinas palju, iga päev, eks ole, viidi bussiga kuhugile parki, kuhugile mingisugusele sündmusele, kuhugile midagi vaatama ja kogu aeg oli käimist, päris pikka maad pidime käima ja kellel olid põlved tundlikud, siis need andsid tunda. Ja seal siis mõned ütlesid, issand, et 3. päeval juba nad tundsid, et on nagu kergem tunne. Ja nüüd siis meie inimesed siin rääkisid, kuidas nad tulid Eestisse, mõtlesid, et hea küll, nad ennem seal siis ei tarbi, hakkavad Eestis korralikult tarbima ja siis tuli neil meelde sama lugu, et 3. päeval oli juba kergendus põlvedel. Nii et see oli nagu mingil määral üllatus. Aga tootes on lisaks siis kõhkoe peptiididele ka kitosan ja kurkum, mida on öeldud, ja seal on kasutatud ka denatureeritamata teist tüüpi kollageeni. See kollageen ongi tegelikult kõhre peamine struktuurivalk, seesamane denatureerimata teist tüüpi kollageen. Ja see on tehnoloogia, mille seda valmistatakse, on siis ensümaatiline seedimise tehnoloogia ja oluline, mis siis selle kapslite puhul võib öelda, et ta aitab tugevdada kõhre kudet, säilitada liigeste funktsiooni, täiendada seda liigeste vedelikku, mis on nimetus on sünoviaalvedelikku ja parandada liigesesisest määrimist. Sellega siis kogu meie liigeste liikuvus taastub väehaaval ja kõhred taastuvad, nii et see on selle koha pealt väga võrratu toode. Ja mis ta siis veel kord teeb? Stimuleerib kondrotsüütide sünteesi on esiteks, teiseks stimuleerib sünoviaalvedeliku sekretsiooni, see, mis on meil liigese seal vahel, luude vahel, hoiab ära põletikulised protsessid, taastab kahjustatud liigesed ja aeglustab liigeste kulumist ja vähendab liigese valu. See on see, milleks tema on tehtud. Ja mida siis on nüüd pikemat aega ka katsetatud ja ma vaatasin need kapslid ja topsikud, mida me tookord sealt Hiinas saime hoopis teise välimusega, aga põhimõtteliselt on need igas komplektis on 2 karpi neid sees. Ja nüüd veel natukene, millest nad koosnevad, on aminosuhkur, kondroitiinsulfaat, on hyaluroonhappe, kurkum ja denatureerimata teist tüüpi kollageen. Kondrotriinsülaat on kõhkoerakk, et te teaksite, ja siis hyaluroonhappet me oleme ennemgi kuulnud, tema ka niimoodi määrib liigeseid, siis liigeste ümber sidekudedel on siis selline see kondroitiinsulfaat ka meil nagu kasulik. Ja kui me nüüd vaatame, siis ta parandab siin küll kaltsiumi imendumist luukoesse, aminosuhkur, kõhrkoe taastamist, sünoviaalvedeliku viskoosust ja valu. Kondroitiinsulfaat korvab toitainetega ja stimuleerib ainevahetust. Hyaluroonhappe parandab veresoonte läbilaskvust ja kõhkude stimuleerib.
kurkum on looduslik põletikuvastane aine, teate, väga hea selline nii maitsetaim kui ka ravim, vähendab liigese lihase valu, aga ka eemaldab toksiine ja denatureerimata teist tüüpi kollageen. See nüüd siis ennetab põletike tekkimist ja no arengut kaasa arvatud siin artriidi puhul, mida võib öelda, ongi põletik, liigeste põletik ja vähendab siis liigeste valu. Nii, ja seal on veel üks niisugune huvitav sõna nagu ja vähendab liigeste valu ja parandab anküloosi ja liigese kasvajate seisund. See anküloos on liigese jäikus. See on see ravi, tähendab, et teaduslik mõiste. Nii, ja nüüd siis me võime öelda väga lihtsalt, et Voho neid kapslid, liikumine buss on ka võimalik praegu juba tellida. Need tooted jõuavad meie juurde kuskil sügisel alates septembrist. Liigese kapslid on praegu kas eraldi ühes komplektis soolakomplektis või siis koos noorusplussidega erinevates nendes pakettides saadaval. Ta ühe kaupa nagu ei müüdagi, ta on nagu karbis on 2 komplekti ja siis on kas soolopaketiga või siis selle nooruspluss paketiga koos saadaval. Nii, ja kui me nüüd kõiki neid tooteid vaatame, silmaümbruse plaaster, silmaümbruse seerum, kapslid peptiididega liikumine buss, uudispesu footonkiirgusega, imemistražeed kurgu jaoks ja siis sellise vitamiinilaengu jaoks ja kohvijook nagu noorendamiseks. Siis need kõiki on praegu juba võimalik meil tellida. Neid on võimalik ette tellida, kui me päris peale maikuu rahvusvahelist pidu siin kokku tuli meil see promo, siis meil oli võimalik ka seal kingitusi peale saada. Kingitused me saame ennem kätte, aga tooted jõuavad siis teatavasti laevaga meil 3-4 kuud mööda merd ja ookeane ja öeldi, et kuskil alates septembrist on lootust neid saada. Aga mina nagu väga soovitan ette tellida, kel vähegi võimalus on, soovitan väga mõelda just see liigese plussi peale, sest see on, meie inimestel on väga suur probleem ja võite küsida ka, meie oleme Maiega seda nüüd kasutanud, mul on veel osad järgi, ma unustasin ära, et mul oli karbis siin väljanäitusel, et me saime mitu tükki neid, et ma panin see karbi ühe välja siia, et avastasin, et mul on veel paar karpi söömata, nii et ma jõuan veel need ära tarbida ennem seda, kui uus partii kohale tuleb, aga väga soovitan teistele ka sellest rääkida, sest need tooted on jällegi ülimalt efektiivsed ja kaasaegse mõjuga. Nii et veel kord, millega meie korporatsioon tegeleb, on Young-Shen tervise säilitamine eelkõige ja pikaajalise kultuuri levitamine. Üllatav, nüüd on isegi kohvi jaoks selleks tehtud pikaajalise kultuuri pärast jaoks. Ja nüüd siis loomulikult me tahame mitte ainult tervist kogu planeedi inimestele kinkida, vaid ka õnnelikku elu. See oli ju FEI eesmärk, kui ta selle Voho korporatsiooni lõi. Tema missioon on see ja ta on selle puhul andnud oma tõotused. Seal väljaku peal on üks spetsiaalne selline vana Hiina ühe toote järgi tehtud tõotuse andmise koht, kus on mitmes keeles kirjutatud, vist oli hiina, prantsuse, vene ja inglise keeles, kui ma eks oli kirjutatud siis tõotus, kus kõik tema tehase ja tema korporatsiooni töötajad pidid selle tõotus andma, et tema ise annab ausõna, et tema kõik tooted, mis teevad, et tema julgeb neid ise võtta ja oma perele anda ja et ta teeb kõik selle nimel, et nad oleksid tervislikud ja toimivad ja looduslikud. Nad andsid kõik sellise tõotuse seal. Meile näidati seda kohta ka, võib-olla kunagi mõnel teisel veebiseminaril ma siis näitan teile seda. Täna mul tuli alles praegu see meelde. Ja nüüd siis ma olen täna hästi lühidalt ja kiirelt ei hakanud rohkem nagu rääkima juurde, lõpetanud selle ülevaate toodetest. Nagu ütleme, meie oleme käega katsuda saanud ühte ainsat nendest toodetest, teised asjad ei ole meieni jõudnud veel ja seal Hiinas ka meile neid ei näidatud. Nii et ainukene asi, me saame uskuda seda, mida räägiti.
Kui nüüd keegi tahab midagi küsida, siis võite mikrofonid lahti teha, me lõpetame selle salvestamise siin, selle näitamise ära.